Mina olen Karmen Reinvald velolav.ee-st. Kui rattaostu otsus on kindel, siis järgmiseks sammuks tuleb otsustada, milline ratas täpselt osta. Selle jaoks oleks vaja teada, mille jaoks seda ratast kasutad. Vaatame kõigepealt linnaratast. Selline ratas sobib eelkõige kõvakattega teedele, metsa vahele, linnatänavatele. Mis teda teistest ratastest natukene eristab, on see, et tal on mugav sõiduasend, natukene suurem sadul, pakiraam, porilauad, kõik mugavaks sõiduks vajalik. Nüüd vaatame maastikuratast, mis on rattatüüpidest kõige levinum. Sellega saab sõita nii asfaldil, metsas kui ka kruusadel ning miks mitte ka liivas. Mis muudab ta eriti mugavaks, on just see, et tal on tugevam raam, jämedamad kummid ja ka amort. Kui lisada siia veel näiteks lukk, porilauad, siis võib teda tõesti igal pool ja igal ajal kasutada. Nüüd oleme jõudnud maanteerattasseni, mis on kõige kiiremad, kergemad ja sportlikumad rattad. Kui sulle meeldib sõita asfaldil, palju, kiiresti ja palju võistelda, siis on see just meilt ratas, mis sinul peaks olema. Mis eristab maanteeratast, on see, et tal on kerge raam, kõva kahvel, peenikesed kummid ja oinasarved. Järgmiseks vaatame hübriidratast, mis siis on maastikuratta ja maanteeratta ristand. Mis teda eristab, on see, et maastikuratast eristab teda see, et tal on peenemad kummid ja maanteeratast eristab see, et tal on maastikuratta raam. See ratas ei ole nii jõuline, kui on maastikuratas, samas ei ole ta ka nii kiire, kui on maanteeratas. Siin on meil üks noorte lemmik ehk BMX. Mis tema juures erilist on see, et tal on pisikene, aga väga tugev raam. Ta on piisavalt kerge, et sellega õhku hüpata, kuid piisavalt tugev, et maandudes ka ratas terveks jääks. Nüüd, kui meil on üle vaadatud enamlevinud rattatüübid, ei jää muud üle, kui poodlema asuda.